Tere! On kesksuvi 2019, 16. juuli. Kohtla-Järve gümnaasiumi avamiseni on täpselt 1,5 kuud ja ehitus käib täie hooga. On praegu õpetajate toas, kuhu tuleb õpetajate puhkenurk ja pehmed diivanid, aga siit paistab nõupidamiste ruum, kus otsustatakse tähtsaid asju, visioneeritakse kooli arengu üle. Ja selle nõupidamiste ruumi nimeks tuleb, igale ruumile tuleb nimi, Eesti lugupeetud kultuuritegelase või teadlase nimi. Näiteks nõupidamiste ruumile tuleb nimeks Johannes Aaviku ruum. Töömehi on väga palju, umbes 100 praegu korraga objektil. Igal ühel oma eri lõik, ega me mehed üksteist ei tunne, aga töö laabub nagu õlitatult. No näiteks siin on aukordselt täratav valgustuse projekt, teisekorruse valgustuse projekt, päris keerukas, mis. Ja siin on aatrumi alla pandud väga kõrge tellingud, kus teostatakse siis kõiki aatrumi laetöid. Alates elektri installatsiooni kuni valgustuse ja tipslae paigaldamiseni. Sellised töömeeste raadios on igal pool. Erinevas keeles muusikat, erinevates stiilides ja ehitusobjektid, igapäevane elu. Õpperuumid on juba üsna valmis. No praegu näiteks siseneme Valdo Pandi nimelisse ruumi, mis on siis oma olemuselt black box. Hetkel on küll seinad veel valged, aga need värvitakse tumedaks. Lagi ongi juba tume. Vaat sama värvi tuleb kogu ruum. Ja siin hakkab siis maestro Neeme Kuningas toimetama etenduskunstidega. Teise korruse ruumid on üsna lõppjärgus juba, ehkki paistab väga palju ehitustolmu, on see siiski petlik. No näiteks praegu me tulime Jaan Einasto füüsikalaborisse, mis on tegelikult sisuliselt juba üsna valmis, et siin on põrandud pandud, ehk siin on kattepaberid peal. Valgustid tõmmatakse kohe üles ja ruum on üsna lõpujärgus. Nüüd aga siseneme siit läbi vaheruumi keemialaborisse, mille ruumi nimeks on siis Paul Kogermanni nimeline ruum, tuntud Eesti keemik. Ja need ruumide nimetused siis räägivad oma lugu, tutvustavad ja loovad seoseid ja tekitavad küsimusi, mida meil ongi vaja. Siit paistavad õppenõustajate ruumid. 2 õppenõustajate ruumid, klaas, sein tuleb vahele. Kooli kantselei. Siit paistab õpetajate vaikne tööruum. Ja selle kõrval kohe õpilasesindus. Siia tuleb selline keskele suur laud, kus õpilased saavad oma otsuseid vastu võtta ja nõu pidada. Minnes koridoris, siin on kaval luuk, kus pääseb katusele. Ja kui hästi läheb, saame sinna väikese puidust platvormi piiretega, millel siis füüsikaõpetaja Mart Kuurme saab hakata viima läbi teleskoobi vaatusi. Laskudes esimesele korrusele jõuame kohe sööklaossa aatriumisse, kus on juba tehtud esimesed vaheseinad sööklapuhveti jaoks. No vaat siia nurka tuleb sööklapuhvet. Lärm on väga suur, aga see ehituse juurde kuulubki. Ja siit läheb edasi aatriumisse. Aatriumi olukord on ka, pehmelt öeldes väga töine. Igal ruutmeetril midagi toimub. Avatud ala, raamatukogu õpikeskus. Tõsi, siia tulevad raamatutega palistatud riiulid vahele. Ja siis suur aatriumi trepp. Lihtsalt lebotada, aga see ruum on väga polüfunktsionaalne, nagu ikka aatriumid. On ta siis puhkeala või pinulike sündmuste ala. Ja siis selle tellingute tagastuse taga küll igapäevaselt on
sööklauad, sest ümmargused lauad, mida saab ka gruppide laudu kasutada, aga pidulike sündmuste puhul muutub see koht lavaks ja esinemispaigaks. Ja lakke paigaldatakse siis sellised suured trussid nii-öelda, mille külge saab kinnitada heli ja valgustehnikas. Nii et aatrium tuleb igati esinduslik. Ja siin on siis üks tubli suur ruum. Õpperuumid ongi enam-vähem 3 mõõtu, suured, keskmised ja väikesed. Ja siin on siis auditoorium, mis on ka praegu tellinguid maast laeni täis, et teostada neid laetöid. Et tõesti inimesi on praegu väga palju. Nagu näha, seinad on sellised, tegelikult nad ei ole tellised, aga nad on kui plaadid, nad imiteerivad siis tellisseina, nii nagu kogu koolimaja on väljastpoolt ka tehtud. Nii, õpperuumid on kenasti viimistluse lõppfaasis. Ja selline poolik ring hakkab koolimajale peale saama. Õues on olukord võtnud ka juba hoopis uue ilme, et toimuvad planeerimistööd. Siin on väga hästi nüüd näha see must korvpalliplats. Tõsi, ta tuleb selline poole väljaku suure korvpalliplats, aga see on siis oma õige kõrguse saavutanud ja siia tuleb siis peale veel tartaankate. Maja iseenesest väljastpoolt fassaad on peaasjalikult valmis. Tulevad veel valgustid, singused juhtmed tolknevad välja, tuleb kooli logo, siis uue identiteediga valgustusega tagant. Ja akende ette tulevad välised elektrised kardinad. Need sisse kardinad ei tule, aga tulevad väljastpoolt suletavad ribikardinad. Õue planeerimistööd on samuti nagu näha täies hoos, et on tihendatud pinnas ja toimub juba kivisillutise paigaldamine, näiteks see, mis palistab tee äärt. Maja tagaosas, kuhu tuleb parkla, küll väike, aga siiski parkla, teeb tööl suur kopp ja planeerib parkla platsi. Nii et selline niveliiri täpsega tasandamine, mida suured kopad teevad. Nii et koolimaa ehitus on igati järjel, kohe hakkab ehituskoosolek kuulema täpsemalt. See seisu loomulikult see graafik on pingeline, aga muretsemiseks pole põhjust. Inimesed on täis tööindu ja optimistlikku meelt ja meie tubli kooli töörühm ja arengumeeskond järjest täieneb, õpetajaid tuleb igal nädalal mitmeid juurde. Nii et kõik läheb hästi, kohtume sügisel ja ilusat suve jätkuseni kõigile, kes puhkavad. Aitäh!